Tere, siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. See on viimane päevik sel aastal ja ma tahtsin selle pühendada aasta kokkuvõttele, kuid lugesin kommentaare eelmisele päevikule, mis, kuidas öelda, on täis pettumust ja kohati isegi viha Euroopa vastu. Ilmselt see on ka aasta kokkuvõtte osa, pettumus Euroopa Liidus. Seega ususin vastata osale küsimustest. Jana, kas te ise usute Euroopa Liidu ühtsusesse? Jah, veelgi enam. Usun, et muud teed lihtsalt pole. Puht majanduslikult. Kui Trump suudab meid tülitsema panna, siis läheb meil kõigil halvemaks. Ma kordan, see on puht majanduslik aspekt. Globaalselt on meie konkurendid USA ja Hiina. Ideaaljuhul saame mitte ainult konkureerida, vaid ka teha koostööd, nagu konkurendid ärimaailmas tihti teevadki. Hiina tundub seda mõistvat, Trump aga mitte. Ta on ärimees, kelle põhimõtteks on mitte ela ja lase teistel elada, vaid kas mina või tema. Trump on agressiivne, ta üritab kõiki enda tahtele allutada. Euroopa peab end kaitsma ja selleks tuleb tegutseda meeskonnana. Ning need, kes süüdistavad mind sõnade majanduslikud vastased kasutamises, elavad, ütleksin, roosade ponide maailmas. Aga Donald Trump ei ole roosa poni. Ülikallis Ameerika vedeldatud gaas. Kohustus investeerida Ameerika sõjatööstusesse. Pagulased, kelle vastuvõtmisest sama Valgamaja juht meid süüdistab, unustades mugavalt, et paljud neist saabusid Euroopasse just USA tegevuse tulemusel. Nimekirja võiks, nagu öeldakse, jätkata. Teine kommentaar samal teemal. Euroopa Liit peaks olema suveräänsete riikide majandusliit, mitte peaaegu reich. Mõelgem järele. Kas USA on peaaegu reich? Kas Hiina on peaaegu reich? Need on suured territooriumid, mis koosnevad paljudest piirkondadest ja on ühtsed nii majanduslikus kui ka poliitilises mõistes. Meenutan, et USA on United States of America ja sõna state tähendabki riik. See on sõna-sõnalt Ameerika ühenenud riigid. Niimoodi oli see algselt mõeldud. Osariigid on suveräänsed ning on olemas ka ühine föderaalne tasand. Euroopa Liit pidi samuti saama Euroopa Ühendriikideks. Seda ei juhtunud. Tegelikult säilitab iga liikmesriik oma suveräänsuse. Seetõttu ongi meil raskem konkureerida USA ja Hiinaga. Meil on sageli igaüks omaette. Seejuures ei pea keegi USA-d ja Hiinat peaaegu reichideks. Kuid Euroopa Liitu, kus täielikult tsentraliseeritust ei ole ega saagi olla, selliseks peetakse. Kus on loogika? Jana, te kutsute üles Unite ühinema, aga kelle ja mille ümber? Euroopa institutsioonide ümber, mis just näitasid Ungarile jutumärkidest Euroopa ühtsust, või selliste isikute ümber nagu von der Leyen või Kaja Kallas, kellel puudub valijate otsene mandaat, kus ühtsus tähendab lihtsalt distsipliini. Kas teile ei tundu, et selliste otsustega kinnitab Euroopa Liit ise seda, mille eest Ameerika doktriini kritiseerite, suveräänsuse ja poliitilise vabaduse õõnestamist? Suurepärased küsimused, ma tänan. Ma mõistan, miks inimestele Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas ei meeldi. Veelgi enam, ma suures osan jagan seda vastumeelsust. Ja üldse Brüsselis väga paljud ei armasta Euroopa Komisjoni. Samamoodi võib mitte armastada oravaid, kuid samas mitte soovida Eestile halba. Või mitte armastada Trumpi, kuid mitte soovida Ameerika lagunemist. Jah, üksus tähendab distsipliini, aga miks ka mitte? Euroopa on juba ammu jõudnud lävele, mille taga on puht majanduslik liit võimatu. Kui meil on ühine majandus, kui tööjõud ja kapital liiguvad piirideta kuhu tahes, aga sotsiaalmajanduslik poliitika, sealhulgas maksupoliitika, on igal pool erinev ja palgatase on ka erinev, saabki tulemuseks see, mis kapitalismi puhul alati saab. Rikkad rikostavad ja vaesed vaesuvad. Ainult mitte ettevõtted, vaid riigid. See on nagu meie arstidega. Me õpetame neid oma raha eest, nad lähevad Soome, töötavad seal soomlaste heaks ja me jääme tühjade pihkudega. Ja see ei ole normaalne. Korporatsioonidega ammu mõisteti, et nii ei tohi. Seetõttu on olemaski meil monopoolivastased seadused. Vaba turgu piiratakse turu enda huvides. Euroopa Liit teeb sama riikide tasandil, et Euroopa ühisturg, mis on kõigile kasulik ja sellest vist keegi ei vaidle, ei läheks hukka. Jah, see tähendab, et riigid loobuvad osast oma suveräänsusest. Jah, mõnikord läheb Euroopa Komisjon liiga kaugele, aga poliitiline vabadus tegelikult jääb ju alles. Brüsseli diktaat jutumärkides väljendub näiteks selles, et Eesti peab arendama ametiühingu liikumist, et ametiühingud kaitseksid töötajate õigusi, et kasvaksid palgad. Kas see on halb? Teine värske näide.
Euroopa Komisjon loobus plaanist keelata aastal 2035 uute sisepõlemismootoriga autode müügi. Loobumine ei toimunud mitte radikaalsete parteide survel, nagu mõned arvavad, vaid Saksa ja Itaalia autotööstuse survel. Ja see ei ole diktaat, see on tavaline poliitika. Tagasi kommentaaride juurde. Trump takistas eurooplastel taas rahvast röövimast ja järjekordse kuldse WC-poti ostmiseks raha kokku panemast. Ma nagu ei mäleta, et Brüssel osas kuskil kuldsed WC-potid. Kuld meeldib just Trumpile, vaadake, kuidas ta Valge Maja interjööri kaunistas. Brüsseli sellise jamaga ei tegeleta. Euroopa Liit on muutunud majandusliidust sõjalis-poliitiliseks liiduks, mida juhib diktaator Seelikus. Ei ole muutunud. Sellise liidu elemendid on olemas, sest kui lähedal on sõda, on raske end veenda, et see meid ei puuduta. Aga mis puutub Seelikusse, siis loodetavasti pole see naiste viha. Te ei ütle ju Trumpi või Putini kohta diktaator pükstes. Ühtne Euroopa on kolhoos halvimas mõttes. Ei tohi oma arvamust avaldada. Tohib küll. Viktor Orban on oma arvamust just avaldanud hiljuti, näiteks blokeeris Ungari ametlike läbirääkimise alustamist Ukrainaga ühinemise üle. Kuidas kaitsta Euroopa kodanikke Brüsseli idiootide eest? Mu lemmik küsimus. Nagu tavaliselt, hääletades mitte idiootide poolt. Et nad Brüsselis kaitseksid Euroopa kodanikke kohalike idiootide eest. Peamiselt on Brüssel just sellega hõivatud. Mitte väga tõhusalt mõnikord, aga nii on parem kui olukord, kus sa sõltud 150% kohalikest idiootidest ja mitte keegi teid nende eest ei kaitse. Sellel optimistlikul noodil ma lõpetangi küsimuste vastuste vooru. Häid pühi, püsige terved ja olgu teie elus vähem idioote. Kohtume uuel aastal.